Tere, hea kõrgkoolipere! Tere tulemast tänasele lõpuaktusele. Loodan, et tänane päev ja tänane aktus on teile väga meeldejääv. Et kõik, kes siin on saalis, kõik, kes jälgivad meid ekraanidel, headel kolleegidel, kes istuvad ruumis 011 ja 020. Et mina olen Jaan Looga, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teadustegevuse koordinaator. Ja ma olen siin töötanud juba varsti 5 aastat ja ma ütleks, et see on kõige lahedam rakenduskõrgkool Eestis. Et mul on antud ülesandeks viia läbi tänane lõpuaktus. Mõned mõtted. Tänapäeva ühiskonna, ütleme, üheks selliseks edukriteeriumiks loetakse seda, et me oleme õppimise ja kohanemise võimelised. Seda põhimõtet jälgib ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kollektiiv. Et me oleme õppinud Tartu kultuuripeolinna 2024 avapeo vigadest ja avapeo korralduse põhiline kriitika oli see, et seda pidu oli raske jälgida, sest väljas oli külm. Ja seega me tänast lõpuaktust korraldamegi siseruumides. Lisaks, te võib-olla ei ole seda tähele pannud, aga me oleme paigutanud inimesed saali nõnda, et need ülevas meeleolus kuulajad istuks seinte ääres, ei istuks seinte ääres. Et neil ei tekiks kiusatust seinte peale sodida, nii nagu kohtumajaga juhtus. Et kohtumajast rääkides tuli mul ka ühe endise kolleegi küsimus meelde. Et ta oli just tulnud Eestisse, on hakanud eesti keelt õppima ja siis ta vaatas sõnaraamatut ja siis tal tekkis küsimus, mis see kohtumaja siis ikkagi on. Et kas on selline maja, kus saab kohtuda uute inimestega ja suhteid luua? Ma vastasin talle, et tõepoolest tänu sellele majale on osad inimesed leidnud endale sõpru kogu eluks. Kallid lõpetajad, ma väga loodan, et te olete leidnud õpingute käigus endale sõpru kogu eluks ja soovin teile tugevat tervist ja toredat lõpuaktust. Teie ette astub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskoor Ema ja laulikud, kes on täna vähendatud koosseisus ja nemad esitavad hümni ja seejärel Gaudeamus. Et palun hümni ajaks püsti tõusta. Mu isamaa
Meie rektori sissejuhatusega soovin öelda, et tegemist on väga suure missioonitundega ja väga suure pühendumisega inimesega. Et ma ütleks, et tema töökuse kohta isegi liigub mitmeid legende. Näiteks vahetas ta oma linnamaasturi Mini Cooperi vastu, et Tartu liiklusummikutest kiiremini tööle jõuda. Teie ette astub meie kõrgkooli rektor Ulla Vreden. Tere ja aitäh Jaanile, lisaks on seal säästlikkuse moment ka veel. Aga hea lõpetaja, kallis kolleeg, austatud külalised ja kõik kuulajad. Kuidas te kõik ennast praegu tunnete? Kas hinges on rõõm, ärevus, rahulolu, ootus, kurbus või kõik need emotsioonid koos? Minul on hinges ennekõike tänutunne. Ma olen nüüdseks küll lõpuaktustel saanud oma tervitussõnad öelda juba tuhandetele lõpetajatele, kuid see ei vähenda, pigem kasvatab minu tänulikkust teile, kes te pingutate lõpuni. Ja ma ei väsi kordamast, õpinguid alustada on võrdlemisi lihtne, kuid jõuda edukalt lõpuni, see on kahtlemata nõudnud pingutust ja pühendumust. Samas tervishoiu valdkonnas töötades ei saa lihtsalt ilma teadmiste ja kogemusteta, sest see vastutus, mida igaüks kannab, see mõjutab iga inimest, iga teie klienti ja patsienti. Just teie hool ja hoolitsus võib muuta väga keerulise teekonna inimlikumaks ja rahulikumaks. Ma loodan, et teis kõigis püsivad väärtused, mis on meie kõrgkooli vundamendiks. Need on professionaalsus, arengule suunatus, inimkesksus ja terviseteadlikkus. Lõpuaktused on täppiile või siis finišijoone ületamise järel auhinnatseremoonia. See on meie lõpetajatele. Suur töö jääb teil selja taha ning samaaegselt me ju kõik teame, et paljud teist juba õpingute ajal rassisid väga mitmel rindel. Töö, kool, vabatahtlikud tegevused, kool, töö, pere, loodetavasti ka sõbrad. Me teame ka, et tervishoiu valdkonna tööandjad ootavad väga meie lõpetajaid ja inimesed, kes vajavad tervishoiust, nemad otse loomulikult niisamuti. Ja parim, mida te saate pakkuda, on kasutada oma omandatud teadmisi ja oskusi neid töömaailmas rakendades, sest haridus ei ole ainult isiklik hüve. Nii võib tunduda. Minu õpingud, minu pingutus, kuid see on tegelikult ühiskondlik investeering. Selle teekonna teeb võimalikuks väga paljude inimeste panus, sest
ühe riigikooli eelarve kujuneb suuresti riiklikust tegevustoetusest ja enamik meie riigi täiskasvanutest on need inimesed, tänu kellele me igaüks siin kõrgkoolis oma rolli täita saame, kaasa arvatud mina. See lõpudiplom annab kahtlemata töömaailma vaates teie kätte parimad trumbid. Hetkel on tervishoiu valdkonna spetsialistidest puudus lihtsalt väga-väga suur. Ja teile, head lõpetajad, on sõna otseses mõttes kogu maailm avatud ja ma väga loodan, et te neid teadmisi ja oskusi tervishoiu valdkonnas päriselt rakendate. Lisaks töömaailma valikuvõimalustele ootame meiegi otse loomulikult teid edasi õppima magistriõppesse või siis avatud kõrgkooli. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on uute võimaluste ja oma arengu ning arendustegevuste avardumise potentsiaali julgelt kasvatanud. Meil on väga erinevad mikrokraadid, ehk siis väikesed õpiampsud tasemeõppest. Meil on terviseteaduse magistriõppekava 4 eriõenduse spetsialiseerumise suunaga, on terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse terviseõendus ja intensiivõendus. Ja eriõe positsioon on täna kindlam ja selgem kui aastaid tagasi ning siinkohal on suure töö ära teinud Eesti Õdede Liidu inimesed. Samasugust entusiasmi ja selgust töömaailmas soovin kõikidele erialaühingutele, sest spetsialistiks ei saa lihtsalt tööandja uksest sisse astudes või minu arvates vähemalt ei peaks saama. Õppimisel ja õppetöö raames sooritatud praktikal on seejuures väga oluline roll, et hiljem kvaliteetselt ja ohutult ning tõenduspõhiselt meie inimeste heaks töötada. Head kuulajad, jätkan lugude rääkimise traditsiooni ja minu seekordne lugu tuleb taas kord sellest raamatust Mõnusad mõistulood. Ning see kahtlemata hoiab fookuses meie endi heaolu ja emotsionaalse tasakaalu otsimise vajaduse. Lugu algab nii. Psühholoogia õppejõud kõndis auditooriumis ja rääkis tudengitele, kuidas stressiga toime tulla. Ta tõstis üles veega täidetud klaasi. Ja kõik juba ootasid, et kohe tuleb see pooltühi, pooltäis küsimus klaasist. Aga ta küsis hoopis naeratus näol. Pakkuge, kui raske see on. Vastused jäid siis vahemikku 200-280 grammi ja õppejõud selgitas, et tegelikult ei mängi siiski tegelik kaal siin mingit rolli. Kõik sõltub hoopis sellest, kui kaua ma seda käes hoian. Kui 1 minuti, siis pole see mingi probleem. Kui tund aega, siis hakkab käsi valutama, minul mõne minuti järel tõenäoliselt oleks värisema hakanud. Kui terve päeva, siis muutub mu käsi tuimaks ja kangeks, aga klaasi kaal ometigi ei muutu. Ent mida kauem sa seda hoiad, seda raskemaks see läheb. Stress ja mure on elus nagu see klaas vett. Jätkas ta. Mõelge selle peale korraks ja midagi ei juhtu. Mõelge selle peale natuke kauem ja see hakkab teile haiget tegema. Ning kui te päev otsa või nädal otsa mure ja stressi peale mõtlete, tunnete viimaks ennast justkui halvatuna ja võimetuna midagi tegema. Oluline on stressist vabaneda. Pange igal õhtul nii vara kui võimalik oma koorem maha ja ärge kandke seda õhtu otsa ja veel öösel takka pihta. Loo lõpp. Mina pean paraku tunnistama, et mina olen pigem suur öösiti probleemide lahendaja. Kuigi ma püüan ikka sättida oma meelsuse ja mõtted nii, et väga pingelistes olukordades näeksin head asjades, mis tegelikult on olulised. Väga keeruliste juhtumite puhul tean, et andes endast parima, olen teinud kõik, mis minu võimsuses. Kuid paraku mitte kõik pole minu võimuses. Aitavad siis hobid ja head sõbra- ja peresuhted ning kindlasti aitab sport ja liikumine. Lahendustele orienteeritud mõtlemine on minu arvates väga suur väärtus.
sest vigu leida ja seda mõtteviisi kanda, et miks midagi ei saa, on minu kogemuse kohaselt, see on väga lihtsasti käivitatav ja paraku ka väga nakkav. Ma olen rahutusega hinges kuulanud lugusid, kus klientide või patsientidega ei räägita või ei selgitata inimlikul ja viisakal viisil. Ma olen isegi korduvalt tajunud, et kui keegi on valmis sel viisil teist inimest solvama või olukorraga manipuleerima, siis taban end mõttelt, et kas see inimene ise ei vääri mitte samasugust kohtlemist. Aga enamasti on nii, et kui sa otsustad selle nii-öelda kivi visata ja teine otsustab, et nüüd on hea aeg vastu lajatada, siis algab nii-öelda kivisõda ja me tegelikult liigume lahendustest aina kaugemale. Mina teen endaga tööd peaaegu iga päev ja ma väga loodan ja usun, et oleme suutnud teis, head lõpetajad, õpikunda vältel kasvatada neid teadmisi ja oskusi ja ka väärtusi ning hoiakuid, mis teid seda niinimetatud kivi viskama ei sunni. Vastupidi, te olete teadlikud, et raskusi tuleb ette, väljakutseid on tervishoius igapäevaselt, kindlasti on ka keerulisi kliente ja patsiente, kuid mis iganes on ees ootamas, siis soovite maailma muuta oma eeskuju ja olekuga paremaks, kui oli see enne. Ma ei näe tegelikult teist võimalust. Peab olema lihtsalt piisavalt kriitiline mass inimesi, kes otsustavad nende kivide loopimisest loobuda. Tervishoiu ja hariduse valdkonnas on inimesed alati eeskujuks. Nad on alati pildil ja kui me seda teadvustame ja iseennast seejuures muidugi hoida oskame, siis samm-sammult teemegi meid ümbritseva maailma paremaks. Ma väga-väga tänan meie aktiivseid ja tublisid lõpetajaid. Ma tänan otse loomulikult oma kalleid kolleege ja ma soovin kõikidele kuulajatele ilusat päeva. Tunneme sellest tänasest rõõmu, tähistame meie lõpetajate pidupäeva. Elagu Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Aitäh! See oli väga ilus lugu. Et ma loodan, et meie kallid lõpetajad ei jäta sellest meelde ainult seda, et täna õhtul ei tasu ühte sama klaasi väga pikalt käes hoida. Järgnevalt saab videotervituseks sõna Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgetasemeline juht. Et ma soovitaksin just eriti tänasel päeval rõhutada seda, et kui raske on olla HTM-i juhtpuldis, kui vähe neid inimesi tunnustatakse. Iga jumala päev ärkad sa häirekella peale üles. Et kord ei ole rahul ülikoolid, siis kõrgkoolid, siis kutsekoolid, järgmisel päeval munitsipaalkoolid, kõik teadlased, pedagoogid, kogu akadeemiline pere võib sinu vastu seista. Nad on kõik ju väga targad inimesed. Olete te kunagi mõne õppejõuga vaielnud hinnangut saamata? Et palun tehke väga suur aplaus Haridus-Teadusministeeriumi kantslerile Kristi Vinter-Nemvaltsile. Ta küll teid ei kuule, aga see võiks olla selline sümboolne. Austatud lõpetajad ja õppejõud, rõõmustan koos teiega. Täna saab lõpudiplomi pea 200 rakenduskõrghariduse ja magistriõppe tudengit sedavõrd tähtsas eluvaldkonnas nagu tervishoid. On selge, et Eesti vajab järjest enam tervishoiutöötajaid. Oma väljakutse esitavad nii rahvastiku vananemine kui ka tervishoiuteenuste mahu pidev kasv. Tippspetsialistidest arstide kõrvale on juurde vaja teisi tippspetsialistidest tervishoiutöötajaid. Õendus on kujunenud ühiskonnas tunnustatud ja austatud kutsealaks. Veelgi enam, õdedelt oodatakse aina suuremat iseseisvust ja tähtsama rolli võtmist. Õdedel on oluline roll ka ennetustöös, olgu siis pereõena või kooliõena. Patsiendid vajavad ärakuulamist ja selgitusi, vahel ka veenmist. Head lõpetajad,
Te olete saanud koolist palju teadmisi ja loodetavasti ka oskusi. Oskuste kohta kehtib põhimõte kasuta või kaotad. See tähendab, et omandatud oskused on kerged kaduma, kui neile igapäevaselt kasutust ei leita. Soovin teile julgust ja indu omandatud teadmiste ja oskuste kasutamisel. Teil on põhjust olla enda üle uhke. Te olete pingutanud ja andnud endast parima. Õppimine ei lõpe muidugi kunagi, aga praeguseks olete te saanud hea ja tugeva stardikoha. Teadke, et olete omandanud meie ühiskonnale väga vajaliku eriala. Soovin teile kõigile kõrget lendu. Tänan järgmist ettekandjat, kes oli nõus tihedasse kultuuripealinna korraldamise meeleolus ja töös tulla siia ja teid kõiki tervitada. Et teid tervitab meie hea koostööpartneri Tartu linna, abilinnapea ja ka nõunike kogu liige Mihkel Lees. Austatud rektor, lugupeetud õppejõud, head lõpetajad. Ma arvan, et Eesti tervishoiusüsteem on arenenud küll sedavõrd jõudsalt, et meie tervishoiutöötajad on ilma kahtluseta maailmaklassi kuuluvad spetsialistid. Te olete parima teadus- ja tõenduspõhise meditsiini esindajad. Tervishoiuvaldkonna töötaja on suurel osal inimestele autoriteet. Keegi, keda usaldada ja keegi, kelle teadmistele tugineda. Paraku on siiski ka arvestatav hulk inimesi, kes ei tee päris hästi vahet sellel, milliste tervisemuredega täpselt kelle poole pöörduda ja millised tervisemured võiks näiteks ise kodus ära lahendada. Ja vahel ei pruugi ka need kõige kergemini kättesaadavamad nõuandjad olla kõige paremad. Võtame näiteks doktor Google'i. Tänaseks juba vanakooli tohter, kes paiskab küsija infoga üle, aga olulise peab küsija sealt ise välja sõeluma. Olgu, meil on 6. tohter, kes alles hakkab massidesse jõudma. Ehk siis ChatGPT, laiemalt tehisintellekt. Tema on doktor Google'ist juba palju konkreetsem, sellepärast et konkreetsele küsimusele tuleb tegelikult päris konkreetne vastus. Häda on nüüd selles, et tema teadmiste tõhusus sõltub sellest, kui hästi inimene oskab ise küsimust püstitada ja kui head on tema eelteadmised, et siis selle infoga edasi toimetada. Üks võime, mis eelmainitud, aga laialt kasutatud digitohtritel puudub, kuid on olemas kõigil tänastel lõpetajatel, on võime teha koostööd. Ühe terviseprobleemi taga võib olla väga mitmeid põhjuseid, millele tehisintellekt võib anda väga palju, aga samas ka väga vasturääkivat infot. Hea meedik uurib, küsib, konsulteerib seni, kuni jõuab mure algpõhjusteni. Selleks on inimestel võimekus võtta ühendust teiste eriala spetsialistidega, täiendada üksteise teadmisi ja näha tervikpilti. Iga eriala on äärmiselt oluline, sest oma valdkonna spetsiifikaga saab täiendada teisi. Nii et kasutagem siis seda inimestele omast supervõimet. Tehkem koostööd teiste erialade spetsialistidega, kuulakem, mis teistel öelda on ja nähkem tervikut. Ja nüüd rektor juba natuke vaimse tervise temaatikast ja enda hoidmisest rääkis, aga ma kordaks siiski üle. Teie töö tõepoolest on keeruline. Iga töö inimestega, nende murede nii lähedalt nägemine, nende abistamine, see on keeruline. Nii et ka mina panen teile väga südamele seda, et anda on võimalik ainult siis, kui selles enda tassis on midagi, mida anda. Hoidke väga teadlikult ennast, hoidke enda vaimset tervist, hoidke enda tasakaalu. Töö on oluline, aga olulised on inimsuhted. Olulised on hobid. Oluline on süüa, oluline on magada, oluline on puhata ja mängida. Sest et ainult siis, kui te hoiate enda sees tasakaalu, on teil võimalus ka enda tööd maksimaalselt hästi teha. Ainult parimat ja ma soovin teile kõigile väga palju edu. Aitäh!
Aitäh ja loodan, et ka selle kõne puhul teete te õigeid järeldusi. Et järgmised rahvatantsurühma sissejuhatuseks tutvustan teile ühe 2019. aastal avaldatud uuringu tulemused. Et need ei ole küll Eesti kohta, et need on tehtud Bulgaarias. Et seal uuriti Bulgaaria rahvatantsutrennides osalejate tervisekäitumist ning leiti, et need, kes on hakanud rahvatantsutrennides osalema, suitsetavad vähem. Rahvatants tõi kaasa uusi sõpru, see vähendab stressi ning toetab tervist. Et siin on täiesti kõik olemas. Bulgaarias on muuseas rahvatants kohustuslik aine põhikoolis. Nii. Teie ette astub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvatantsurühm Pistandi. Rahvatantsurühmalt tuleb siis Äiu ehk hälilaul. Järgmine esine on edukalt sõna võtnud kõikidel lõpuaktustel, kus mina olen viibinud ja ma usun, et ta teeb seda ka tulevikus. Et tal on alati midagi head öelda ja soovitada. Et teid tervitab Õdede Liidu president Anneli Kannus. No sissejuhatus sunnib mind nüüd oma kõne algust muutma. Ja ütlema teile, et ma olen käinud Tartu Meditsiinikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli aktustel väga-väga erinevates rollides aastast 1990. Sellepärast, et 90 ma lõpetasin ise selle Tartu Meditsiinikooli esimest korda. Nii et neid aastaid on tõesti olnud päris palju ja selle aja jooksul on vaid üks aasta jäänud vahele
minu nendes aktuse käimise seeriates. Ma küll loodan seda, et ma päris pensionieani siin ei käi. Nii, aga see, mida ma tahaksin teile täna öelda. 30 aastat tagasi tulid inimesed õppima ametit, mõeldes, et see amet on valik kogu eluks. Täna me räägime, et normaalne on vahetada töökohta või isegi ümber õppida iga 5 või 10 aasta järel. Samal ajal me kõik teame, et õdesi on puudu. Ja mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Ja kujutage nüüd ette, kui kõik te tegelikult nagu õpite 5 aasta pärast midagi muud ja lähete tervishoiust ära. See oleks täielik katastroof. Samal ajal ma siiralt tegelikult ikkagi loodan, et te õpite juurde, õpite uusi ameteid, võib-olla teete isegi mingisugust teist tööd. Aga et teie süda ja hing jäävad tervishoiu juurde ja teie soov tegelikult inimesi aidata püsib aastakümneid. Kui kõik on öelnud, et tervishoius on õdesi puudu ja tervishoius on õdesi vaja, siis ma tuletaks teile meelde, et tegelikult vajavad teid kõige rohkem patsiendid. Ja ka need inimesed, kes tervishoiusüsteemis võib-olla kohtuvad ainult esmatasandil teiega pereõena ja võib-olla on just nimelt teie töö see, et nad mitte kunagi ei satuks haiglasse. Ma tegin üsna hiljuti avastuse, miks tegelikult näiteks õed on paremad juhid kui arstid. Te kindlasti mõtlete kaasa ja mõtlete, et seal on ju hästi palju erinevaid variante. Aga arstiteaduskonna õpe on väga selgelt suunatud haiguse avastamisele, diagnoosimisele ja seejärel konkreetse ravi leidmisele. Ja kui me väga lihtsustatult ütleme, siis kui arst on diagnoosi pannud, ravi määranud ja ta näeb analüüside alusel, et ravi toimib, siis tema huvi patsiendi osas kaob. Teie õdedena rakendate seda ravi, aga teile õpetatakse küsima, kuidas sa ennast tunned? Kas sa saad selle diagnoosiga hakkama? Mida sa peaksid oma elus muutma, et elada võimalikult täisväärtuslikku elu? Ja kõik need küsimused on väga olulised ka siis, kui on tegemist juhtimisega. Ehk te olete lihtsalt võib-olla pisut paremini ettevalmistatud inimestega töötamiseks ja inimestega suhtlemiseks. Ma tahaksin teile öelda veel ühe saladuse. Tegelikult on ainult 10% teie tööst teha täpselt seda, mida on arst avastanud ja mida on arst ravina ette kirjutanud. 90% teie tööst on kuulata, õpetada, nõustada, kätt hoida, olla emotsionaalselt inimesega ühel lainel. Jah, te võite mulle vastu vaielda ja öelda, et EMO-s ja intensiivis on teie töö ainult masinad, aga samal ajal ka need masinad ilma teieta ei tööta ja ükski masin ainult üksinda inimest ei ravi. Täna tahan ma teile öelda ainult seda, et peale inimeste ravimise, peale südamega tervishoius töötamise kindlasti on äärmiselt oluline, et te märkaksite sellel teekonnal kõiki väikeseid võite, kõiki väikeseid rõõmu sõnumeid, mida see teekond teile pakub. Jah, töö on füüsiliselt ja ka vaimselt sageli väga kurnav. Samal ajal ei ole midagi toredamat, kui teie patsient läheb 2 jalal ja tervena tervishoiuasutusest välja. Ei ole midagi toredamat,
kui inimene õpib elama ka oma haigusega ja tänu sellele just, et teie olete aidanud tal seda mõista ja selle haiguse ka tema elu sisse integreerida. Kõlab kummaliselt, aga ma usun, et te olete praktikas seda juba tundnud. Täna konkreetselt soovingi seda, et te päriselt nii südames kui füüsiliselt tähistaksite seda verstaposti, mis siin täna on. Minul on suurepärane hea meel, et meil on uusi kolleege nii Tallinnas kui Tartus nii palju täna lisandumas. Ja ma tõesti soovin seda, et te võtaksite endale aja alati läbi elu tähistada, ükskõik kui väikese võit ka tundub, aga tõesti tähistada seda südamest. Sest alati tahab inimene rohkem tänu, rohkem tunnustussõnu, kui ta neid kunagi elus saab. Nii et märgakem ka seda, kui ilusad, rõõmsad ja targad te täna tegelikult olete. Alati, kui me midagi lõpetame, siis me tunneme, kuidas me oleme tarkust täis. Mis siis, et see tunne läheb 3 päeva pärast mööda ja me saame aru, kui palju meil on veel vaja õppida. Nii et olgem hetkes ja nautigem seda, kuhu te täna olete jõudnud, armsad kolleegid. Ma ju ütlesin, et tuleb hea kõne. Kuigi ma ei teadnud selle sisu. Et jah, ma hakkasin mõtlema tõepoolest 1990, et see on ikka päris tükk aega tagasi. Et ma ütleks isegi, et ega minul oli ka isegi paar aastat enne 90-ndat juba esimene kokkupuude küll ämmaemandega, aga ikkagi. Ja nüüd on tegelikult käes see hetk, mida te kõik olete oodanud pikalt juba. Et on aeg diplomeid kätte anda ja kellele me siis need veel ei anna kui tänastele õdedele. Et ma ise ennast kutsun siis siia, et lugeda ette käskirja. Diplomid annab kätte meie rektor Ulla Breden ja õnnitleb osakonna juhataja kohusetäitja Reet Urban. Loen ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori käskirja, mis on välja antud täna. Lähtuvalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse eeskirjast ja seoses Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekava täies mahus läbimisega annan välja diplomi järgmistele üliõpilastele. Cum laudega lõpetas Nele Uiga. Alvar Albrecht. Mari Sarge. Anett Arusalu. Marleen Babic. Mari-Liis Bender. Michaela Tolkien. Novella Elder Võsu. Egle Erm. Jane Ermel. Kaisi Ers.
Viktoria Filippova. Stepan Fjodorov. Hele Hansen. Linda Hero. Paula Helm. Sandra Hienurm. Alex Hurt. Karina Jakovleva. Daniela Jesin. Marika Jusar. Laura Järvelaht. Jane Kaasik. Alice Kadak. Merilin Kalamis. Katrin Kanep. Anastasia Karjagina. Mirel Karuks. Merili Kaseoja. Kristiina Keskküla. Saara Kiivit. Kristi-Mari Kipper. Pia Kivil. Mirjam Kivimäe. Remi Kristjan Kivimäe. Grete-Mai Kokamägi. Marika Karobova. Annabel Kuklane. Kelly Kurs. Gertrud Kõiv. Kristin-Marii Laks.
Sille Lehtmets, Jaana Leiter, Kristi Liivar, Elisabeth Loigu, Anna-Grete Luik, nii, nüüd tuleb väike paus, ärge muretsege, teised saavad ka oma diplomi kätte. Palun istuge korraks. Esineb Tartu Tervishoiu Kõrgkooli naiskooli laulikud Gustav Ernesaksa Sireli, kas mul õnne? Palun teie ette uuesti meie rektori Ulla Preeden ja osakonna kohusetäitja Reet Urban. Ja loen jällegi ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektori käskkirja, mis on ikka välja antud täna.
Lähtuvalt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse eeskirjades ja seoses Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekava täies mahus läbimisega annan välja diplomi järgmistele üliõpilastele. Kendra Lisandra Luik. Kelly Luikoja. Eve Lõo. Tunnuskirja silmapaistva lõputöö eest saab Mailis Heleen Maastik. Elisaveta Masleev. Elisa Mets. Liisa Mikson. Leila-Marii Miller. Olga Mirožnik. Marie-Hélène Mošarov. Alessia Murt. Heli Mäesepp. Maria Märs. Elisabeth Mölder. Kirke Naarits. Talia Nechipuruk. Maria Nõlvik. Anna-Liis Pavelson. Liis Petai. Arina Petrova. Gerda Pihle. Ingrem Papasova. Elisa Raal. Heidi Rander. Karoliina Revotko. Grete Kaisaar.
Anett Leon Saks. Erik Salo. Dagmar Salk. Maarja Saluri. Martin Sarapik. Caroline Siig. Ja Martin Sarapik sai ka tunnuskirja silmapaistva lõputöö eest. Ja tunnuskirja silmapaistva lõputöö eest saab ka Kadi Soo. Ja Katariina Soots. Kerli Streimann. Enelis Sutt. Ervin Sadumov. Elisaveta Sabasna. Olga Semiljanova. Triinu Temberg. Liisa Teppo. Mirjam Tiisler. Mehis Tokman. Piret Toomsalu. Triinu Traumann. Liis Tõnise. Henri Tõrva. Anna-Maria Okolova. Natalia Vavchinyak. Kersti Veskemaa.
minu nimekiri sai läbi. Ma loodan, et kõik said kätte oma diplomi. Järgnevalt esineb teile Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvatantsurühm Pistandi. Rahvatantsurühmalt tuleb süüt Kagu-Eesti tantsudest.
suitsetaja kopsud tõesti ei peaks sellele tantsule vastu, arvaks. Et oleme jõudmas lõpusirgele ja lõpetajate kõnel tuleb Kadi Soolt, millele järgneb ka vandelugemine. Palun. Lugupeetud rektor, austatud õppejõud, kallid külalised ja armsad värskelt kroonitud tervishoiukurud. Täna seisame siin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpuaktusel, et tähistada seda olulist verstaposti meie elus. Täna on päev, mil meie pingutused, unistused ja sihikindlus on kandnud vilja ning me oleme valmis astuma uude etappi oma elus. Väga paljud meist juba on toimetamas selles uues eluetapis, kes abiõdedena, kes muidu haiglas töötades, aga nüüd hakkame pärisõdedena rohkem palka saama. Tänane päev on täis uhkust, rõõmu, tänutunnet. Rõõmu sellest, et oleme suutnud ületada kõik raskused, kõik väljakutsed, kõik iseseisvad ja rühmatööd, kõik eksamid, ettekanded ja need lõputud PowerPointid. Lõputööst ma parem ei hakka praegu rääkimagi. Uhkust selle üle, et oleme jõudnud siia päeva, olles omandanud teadmised ja oskused, mis avavad meile uksed tervishoiu valdkonnas. Silmade ümber on meil mustad ringid nii viimased 3,5 aastat juba, nii et me sobime tänasesse kliinilisse keskkonna väga hästi. Pole probleemi. Tänutunne on kõikide nende vastu, kes meid sellel teekonnal toetanud on. Pere, sõbrad, õppejõud, praktikajuhendajad, teised kolleegid. Ja kuna mina olen siin nagu seda kõnet pidama pandud, siis ma omalt poolt tahaks tänada. Esiteks oma perekonda loomulikult, see on nagu Oskari kõne peaaegu juba, nii et kes tõesti selle hullumeelse maratoni on nagu minu kõrval vastu pidanud. Minu rühmakaaslased, minu nursid, minu Martin ja kõik teised ülejäänud, et ilma teieta ei oleks see kogemus pooltki väärt. Õppenõustajad, teie ees kummardan maani. Nali, mul on selg haige, ma lihtsalt kummardan. Nii et aitäh teile. Ning õppejõud, meie kooli alustalad. Kahjuks ma küll ei näe Merle Kolgat siin, aga ma pean ikkagi ära mainima selle, et ma tean, et Merle nagu ootab väga, et ta saaks pensionile minna. Aga mul on nagu kahju nendest tudengitest, kes tulevad anatoomiat õppima ja ei saa õppida seda Merle Kolga käest. Et Merle õpetas meile, et ribisid saab turu pealt, inimesel on roided ja et põlvekeder ladina keeles on. Tubli, kõigil on meeles. Ja Margit Lenk-Kadusoo, kes ma natukene uurisin, rääkisin teiste tudengitega, et kes on need õppejõud, kes teile on nagu meelde jäänud. Ja Margiti nimi käis korduvalt läbi. Tema oli ka minu lõputujuhendaja ja pidas selle vastu, kuigi ta vahest nagu seda tööd lugedes pidi silmi pööritama nii palju, et ilmselt see spordikeel andis talle, et tänane treening on tehtud, pole rohkem vaeva. Ja nagu kõik kuulsime, tänuväärt töö või kuidas see asi oli. Nii et aitäh igal juhul ja kõik teised õppejõud ka, tõesti, suur aitäh teile. Me oleme näidanud, et oleme mitte ainult andekad ja pühendunud õppijad, vaid ka inimesed, kellele läheb korda teiste elu paremaks muutmine. Meie valitud eriala on üks olulisemaid ja väärtuslikemaid, sest tervishoid on valdkond, millega puutub igaüks kokku. Meie teadmised, oskused ja kogemused ei ole mitte ainult meie endi vara, vaid ka kingitus kogu ühiskonnale. Me seisame siin mitte ainult enda, vaid ka nende inimeste nimel, kelle eluteele me tulevikus satume. Olgu selleks siis patsiendid, kolleegid või kogukonnad, kelle teenistuses me oleme. Meie diplom on rohkem väärt kui kõikide apteekide paratsetamooli või oksukodoonivarud kokku. Nii et tulevik võib olla teadmata, kuid olen kindel, et me oleme valmis sellega silmitsi seisma. Me oleme Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajad ja see kool on mitte andnud meile ainult hariduse, vaid ka tugeva aluse ja väärtused, mis aitavad meil elus edasi liikuda. Me ei tohi kunagi kaotada usku endasse ja me oleme valmis muutma maailma ühe naeratuse, ühe patsiendi ja ühe tervendamise kaudu.
Tänase päeva kõige tähtsamad küsimused on aga, kas meie lõputööd on tõenduspõhiselt tõestava ravitoimega ja kas neid saab käsimüügist või on vaja ka retsepti. Aitäh! Ja nüüd siis palun vande andmiseks püsti tõusta. Nii, ja palun, ühesõnaga see vanne on diplomis sees ka. Korrake minu järel. Mina lõpetades täna Tartu Tervishoiu Kõrgkooli luban töötada pühendunult inimeste tervise ja heaolu nimel. Luban olla abivalmis ja aus oma tegudes, tegutseda terve ja turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel, juhinduda kutse-eetikast, suhtuda hoolitsevalt abivajajatesse, rakendades kõiki oma teadmisi ja oskusi, täiendada oma ametioskusi ja aidata kaasa kutseala arengule. Ja nüüd vasak käsi südamele. Kohustun täitma tõotust kogu elu. Aitäh! Aitäh toreda kõne eest, kas see põlvekedra teema oli teil kokku lepitud, ma saan aru? Jah, okei. Et korralduslikul poole pealt, et 3 allkirja jäi andmata, siin laua juures saate seda teha, pildistada saab teisel korrusel ja sellega me täna ka lõpetame. Elagu Tartu Tervishoiu Kõrgkool, elagu tänased lõpetajad! Yes,